Kuna kevadel esitati erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni saatust käsitlevale eelnõule 50 000 muudatusettepanekut, oodati huviga, mis saab nüüd. Nii palju ei tulnud, sotsidelt 5800, Reformierakonnalt 3500, aga protseduuri umbeajamiseks piisab ka neist. Mõlemad opositsioonierakonnad rõhutavad, et tegevuse eesmärk on sundida koalitsioon rahvahääletuse mõttest loobuma. Indrek Saar. Tegemist on referendumiga, mida ühiskond ei soovi, mida ühiskonnal ei ole vaja ja eriti tänasel päeval sellega tegelda on ääretult küüniline, kui me peaksime oma energia koondama sellele, et hakkama saada viirusega, mis ühiskonda laastab. Ja millised on sotside muudatusettepanekud? Seal on väga palju erinevaid ettepanekuid, sest ettepanekute päritolu on ka erinev. Päris palju on neid, mida inimesed on meile kirjutanud, sest me juba novembris palusime, et inimesed teeksid oma muudatusettepanekuid ja siis on ka selliseid muudatusettepanekuid, kus näiteks on selle referendumi jaoks välja pakutud erinevaid kuupäevasid ja nii edasi. Kaja Kallas ütleb, et see hääletus on nii mõttetu, naeruväärne kui ka julm. Parandusettepanekute valmimist kommenteerib ta nii. Meie plaan oli selline, et Reformierakonna fraktsioonis on 34 saadikut ja iga saadik mõtles siis ligi 100 küsimust, mida võiks siis rahvalt küsida selle asemel. Mõni läks hoogu, kirjutas rohkem, mõni jäi pidama vähema numbri peale, aga igal juhul kokku neid kuskil 3500 tuli, ükski neist ei ole formaalne, kõik nad on väga sisulised, et kui meie arvates see küsimus, mida küsitakse, on mõttetu, siis võib pakkuda selle asemel nii-öelda teisi küsimusi, aga nagu ma ütlesin, et selle eesmärk on tõepoolest see rahvahääletus ära hoida. Kallas ütleb, et nende saadikud soovivad ka kõiki oma ettepanekuid komisjonis ise tutvustada. Küsin, kuidas planeerib oma tegevust põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets. Kõigepealt praktilisest töökorraldusest on see, et me täna siis loendame need ettepanekud üle, proovime õhtuks saada õige numbri kätte. Siis me grupeerime ja süstematiseerime neid ja eks kõige rohkem siis ragistatakse ajusid sellega, milline juriidiline vastus peaks sellele olema, sest ega Riigikogu ei suuda istuda tuhandete ettepanekutega, 10-minutiliste vaheaegadega, ehk olukord on tõsine. Selles mõttes, et Riigikogu ei saa oma tööd teha, kui ta peaks neid muudatusettepanekuid arutama. Põhiseaduskomisjon koguneb kindlasti ka järgmisel nädalal. Poolametsa seisukoht on, et praegu on ratsionaalsel eelnõude menetlemisel põhi alt ära löödud. Parlament aga peab saama oma tööd teha ja on vaja vastust, kuidas seda saavutada.